stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was. Tere hommikust kõigile! Täna ma filmin natukene teistsuguse video, sest et muidu mul on olnud sellised sit-down chat videod ja üldjuhul inglise keeles, aga ma ütlesin, et ma proovin täna midagi uut. Ja kui ma kunagi hakkasin üldse YouTube'ist videosid vaatama, siis ma lihtsalt binge-watchisin igast vloge, ma binge-watchisin What I Eat in a Day videosid. Nii et ma otsustasin, et täna ma lõpuks filmin ise ka What I Eat in a Day video ja see saab olema selline nii-öelda on budget toidud ja lihtsad toidud, mida te saate ise ka proovida, kui te peaks tahtma. Täna tuleb natukene hilisem hommikusöök, sest et ma tundsin, et mul on vaja lihtsalt välja saada, et natuke jalutada, sest ma veedan tänase päeva arvuti taga, et tööd teha ja kui ma ei oleks täna välja saanud, siis ma arvan, et ma oleks päris krampi olnud päeva lõpuks ja see ei oleks mitte kellelegi meeldinud. Nii et ma otsustasin, et ma teen sellise 2-kilomeetrise ringi enne hommikusööki. Mul oli kunagi selline harjumus, et enne hommikusööki ma läksingi ja kõndisingi 2-3 kilomeetrit, aga mingi hetk ma ei teinud seda enam ja see kuidagi lihtsalt kadus ära. Ja ausalt öeldes mulle nii meeldisid need hommikud, kui ma selle jalutuskäigu tegin, sest mul oli päeva peale nii palju rohkem energiat ja lihtsalt enesetunne oli nii palju parem, eriti siis, kui mul oli siuke päev, kus ma pidin terve päeva lihtsalt arvuti taga veetma. Ehk siis ma üritan seda harjumust uuesti tagasi saada ja ma loodan, et ma saan selle tagasi. Aga jah, kui mul on see jalutuskäik tehtud, siis ma viin teid kööki ja me saame juba hommikusööki hakata tegema. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. Ma ei tea, kas keegi suudab muga relate'ida, aga ma olen reaalselt selline tüdruk, kes läheb magama õhtul nii, et ta mõtleb hommikusöögi peale. Ja ma ei tee nalja, kui ma ütlen, et hommikusöök tekitab mu elevust, et üles tõusta ja tekitab mu seda tahet, et üles tõusta. Nii et vahet pole, kas kell on 5, 6, 7. Kui ma tean, et mul on hea hommikusöök, siis ma ärkan hea meelega üles. Mitte, et keegi küsis, aga naljakas fakt mu kohta. Ma ei söö mitte kunagi hommikul midagi soolast. Ja sinna alla lähevad kõik võileivad, kõik mingid munapudrud, tavaline praemuna, peekon, ma lihtsalt ei suuda seda alla suruda enda kehast ja mu keha lihtsalt ei omasta seda toitu ja ma ei tea miks, kas ma olen lihtsalt harjutanud selle kombe sisse, et ma söön midagi magusat hommikul, aga ma lihtsalt ei suuda neid asju süüa hommikuti. Minu hommikusöögid on tavaliselt kas puder või smoothie või vahvlid või pannkook. Kõik oleneb sellest, palju mul hommikul aega on, et valmistada hommikusööki. Aga täna mul on natuke rohkem aega, nii et sellest tuleb minu jaoks pigem selline brunch kui hommikusöök. Täna hommikul ma teen baked oatmeali ja kui sa ei ole baked oatmeali enne söönud, siis where have you been? Nagu reaalselt, it's a game changer. Kui sul on kõrini tavalisest pudrust, siis kindlasti proovi baked oatmeali. Baked oatmeali sisse panen ma siis kaerahelbeid ja ma panen umbes 1,5 tassi ja ma ei tea, miks ma tassidega mõõdan, sest see on lihtsam. Igatahes 1,5 tassi kaerahelbeid. Siis ma panen ühe väga küpse banaani. Mul vahepeal reaalselt banaanid lähevad nii pruuniks, et mõni arvaks, et need peab lihtsalt ära viskama, aga ei, need on ülihea küpseti sees kasutada. Siis sinna läheb 2 muna, küpsetuspulbrit, umbes teelusikas või 2 teelusikatäit. Siis ma panen sinna kaerapiima ja natuke õli, umbes 3 supilusikat ja üldjuhul ma kasutan kookosõli, aga kuna mul on otsas kookosõli, siis ma kasutan praegu oliiviõli. Ja magustajaks kasutan ma steviat ja ausalt öeldes tegelikult ei pea steviat kasutama. Vahepeal ma kasutan ka kookossuhkurt, aga kuna meil on praegu steviat, siis ma kasutan seda magustamiseks. Kui sa oled eriti ekstra, siis ma panen ka külmutatud marju tavaliselt sisse ja ma panen mustikaid ja vaarikaid või siis vaarikaid ja mustsõstraid, mida iganes mul hetkel sügavkülmas on. Aga need oli praegu mul sügavkülmas, nii et ma kasutan neid. Ja samuti, kuna ma tunnen, et stevial ei ole otseselt maitset, vaid see reaalselt lihtsalt teeb asja magusaks, siis ma lisan ka väga natukene mett ainult maitse pärast, mitte magustamiseks, vaid maitse pärast. Nii et see ongi kõik.
mis selle pudru jaoks vaja. Ma sain oma pudru valmis ja ma lisasin siia ka natukene kaerapiima. Aga ausalt öeldes see võib lisada ükskõik mis piima, sa ise tarbid, kui sa otsustad, et sa proovid seda, aga lihtsalt ma tunnen, et piim annab sellele nagu siukse that extra something ja see on nagu eriti hea ja ma vaatan ka ühe osa Gossip Girli samal ajal kui ma hommikusööki söön, sest et ma olen iga päev vaadanud ühe osa ja ausalt öeldes alguses ma ei olnud selle fänn, aga see on mu parima sõbranna lemmikseriaal ning ma otsustasin, et ma annan sellele võimaluse ja esimesest hooajast ma veits mõtlesin, et okei, et kas ma üldse vaatan seda edasi, aga teisest hooajast alates I was hooked ja nüüd ma vaatan mul tunne, et iga päev vaatan vähemalt 1 või 2 osa, nii et ma teen seda nüüd samal ajal, kui ma söön oma hommikusööki ja jah, näeme siis, kui ma söön juba mingit snäkki või kui ma teen lõunat. Täna on täpselt selline päev, kus ma tunnen, et ma tahan lihtsalt kõike voodis teha, ehk siis ma söön voodis, ma teen tööd voodis, lihtsalt kõike ma teen oma voodis ja ma snäkin kurki, ma lõikasin umbes pool kurki ja ma kastan neid hummuse sisse. Ma reaalselt ei suuda süüa kurki lihtsalt paljalt. Mul on alati vaja kasta seda millegi sisse, sest mulle otseselt ei meeldi kurgi maitse iseseisvalt. Mulle meeldib see alati millegagi koos. Ehk siis ma kastan seda hummuse sisse ja vahepeal on poest päris raske leida hummusi, kuhu ei ole lisatud suhkruid ja ma lõpuks leidsin ühe. Ja need koostisosad tundusid mulle ülihead, need tundusid täiesti puhtad, tavalised, lihtsad, et ma ei pea muretsema mingi lisaainete pärast, mis ei peaks siin sees olema. Nii et jah, see on minu snäkk ja varsti vist on juba lõunaaeg. Mul on olemas tripod, aga ma lihtsalt ei viitsi seda võtta, nii et ma panin teid padja peale ja ma olen hästi veidras poosis, aga ma tegelikult ei ole seda hummust enne proovinud, nii et täna on esimene kord, kui ma seda proovin ja vaatame, kas see hummus tuleb uuesti meie korterisse. See on üllatavalt hea, siin on väga palju maitseid, arvestades seda, et siin on ainult, palju siin on, 1, 2, 3, 4 erinevat maitseainet ja siin on nii palju maitseid sees, et ma absoluutselt ei tunne, et mul on vaja mingi mega maitsestatud hummus. Klassikalised asjad on alati kõige paremad, nii et jah, definitely soovitan ja ülihea hummus on. Ma käisin just Kaisaga jalutamas ja me tegime Kaisaga sellise päris suure jalutusringi, mis tegelikult on ülihea, sest et tänast päeva oleks lihtsalt patt raisku laisata. Miks ma raisku laisata tahan öelda? What the fuck? Tänast päeva oleks lihtsalt patt raisku lasta, sest õues on nii soe ja ma olen reaalselt 3 päeva olnud arvuti taga lihtsalt teinud igast tööasju. Pluss see tegi mu kõhuga tühjemaks, nii et ma arvan, et hakkame lõunat tegema. Ma reaalselt ei tea, mis värk sellega on, aga mul on juba mitu päeva olnud püreesupiisu ja minu arust sa kas oled see inimene, kellele meeldib püreesupp või sa lihtsalt sa ei suuda süüa seda. Selle supi sisse ma panen terve brokoli, siis ma panen terve suvikõrvitsa. Ma arvan, et pool sellest porrust, aga we'll see. Siis ma panen sinna sibulat ja avokaadot, et see oleks natukene kreemisem, sest et ma ei kasuta piimatooteid, kui ma süüa teen, sest et see ei mõju mu kõhule väga hästi. Ehk siis ma üritan avokaadoga saavutada selle kreemisuse. Siis maitsestamiseks ma panen sinna sisse puljongikuubiku ja ma olen viimasel ajal hakanud kasutama neid Rimi Ailaveko puljongid, sest need lihtsalt maitsevad nii hästi. Siis ma panen sinna sisse natuke musta pipart, soola ja võib-olla tšillihelbeid, sest et mulle lihtsalt meeldib, kui mu toidus on siuke väike spice. Seni kuni mu supp jahtub, ma mõtlesin, et ma lobisin teiega natukene ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et väga paljud inimesed, ma tean, jälgivad kaloreid ja sellel ei ole mitte midagi viga. Kui see sulle sobib, siis muidugi tee seda, aga mina ei ole üks nendest inimestest, nii et ma ei oska öelda,
palju siin supis kaloreid on, ma ei oska öelda, palju mu hommikusöögis kaloreid oli, sest ma ei loe neid enam ja ma ei loe ka makrosid. Time to drink water! Aga jah, tulles tagasi teema juurde, siis jah, ma kunagi jälgisin kaloreid väga pingsalt, ma reaalselt sõin täpi pealt 1800 kalorit, see oli maksimum ja üldjuhul ma sõin 1600 kalorit ja see ei olnud hea aeg ma jaoks, see ei olnud mentaalselt üldse hea aeg. Kalorite lugemine ei ole absoluutselt minu jaoks. Ma olin nii vihane enda peale päeva lõpus, kui ma olin ületanud selle kalori piiri, mille ma endale seadsin selleks päevaks. Ja see lihtsalt, ma ei mõelnud väga tervislikult. Sest et mul oli kogu aeg see kinnis idee, et ei, ma tohin ainult nii palju kaloreid süüa selleks, et mul oleks see ilus keha, et mul oleks see ilus vorm. Ja jah, mul oligi väga ilus vorm ja mul olid väga ilusad kõhulihased ja ma olin väga fit, aga kas ma olin õnnelik? Ei, nagu reaalselt ma olin väga õnnetu see aeg, kui ma jälgisin kaloreid, makrosid ja ma piirasin enda toitumist ainult selleks, et mul oleks ilus keha. Praegu, ehk siis praktiliselt 2 aastat hiljem, ma ei loe kaloreid, ma söön selle järgi, mida mu keha nõuab mu käest. Ehk siis mul on mitu päeva olnud supiisu, ehk siis ju siis ta vajas natuke rohkem juurvilju ja ma tegin selle püreesupi. Vahepeal ta tahab burgerit ja ma teen sellise tervislikuma burgeri alternatiivi. Praegu ma söön pigem 80-20 reegli järgi, ehk siis 80% ma söön pigem tervislikult ja 20% on siis see ruum, mille ma jätan endale, et süüa mida iganes mu keha tahab. Ehk siis kui ma tahan šokolaadi, kui ma tahan küpsist, kui ma tahan saiakest, honey, I'm gonna eat that cookie, you know, sest et ju mu kehal on vaja seda sel hetkel ja võib-olla ka sinu kehal on vaja seda sel hetkel, kui sa sööd seda. Kui sulle sobib kalorite lugemine ja makrode jälgimine, siis you do you, nagu kui see sobib sulle, see on väga hea ja mul on väga hea meel, et sa oled leidnud endale sellise viisi, kuidas sa saad nii-öelda tervislikult toituda. Aga kui sa oled nagu mina ja see pani sulle nii palju pinget peale, siis ma arvan, et pigem ürita nii-öelda jõuda sellesse staadiumisse, kus sa saad aru, mida su keha vajab, kus sa saad aru, mida ta nõuab su käest ja ürita endast anda parim, et lihtsalt süüa nii tervislikult, kui sa oskad. Nagu me näeme, siis nad juba naudivad seda toitu, mida mina veel nautida ei saa, sest et ma olen kaamera otsas, aga tänane õhtusöök on natuke teistsugune. Me üldjuhul ei telli väga takeaway'd, aga täna on kuidagi veits special occasion, nad juba varastavad mu toitu. Me tellisime sushit ja ma ei tea, kelle idee see oli, aga ma olen praegu so freaking happy, et me seda tegime, sest et see näeb nii suoretav välja. Ja mis on parim osa on see, et mul pole absoluutselt aimu, mis sushi siin on, sest et seal oli pakkumine, et 50 sushit on 20 €. Siin peaks olema kanatempura, siin peaks olema California ja siukse klassikalisemad sushit ka. Nii et see tuleb põhimõtteliselt siuke taste testing kind of thing. Nii et jah. 3 juustupalli pandi ikka kaasa. Lädra sushi kohta väga palju seda... Aga miks selle nimi lädra on? Aga miks te ütlete lädra? Siis kui sa näeks, kus see nii-öelda müüakse, siis sa saad aru, et see lädra. Kas see on nagu mingi koht, mis tuli niisugune nagu aastaga tagasi, jah? Kuskile siia Kristiinesse? See on siis, kui enne Kristiine keskust seal... Ristmikul kuskil lähedal sellele. Jah. Kui ma olen nüüd täiesti aus, siis minu õhtusöök ei piirdunud selle sushiga, vaid ma naudin veel seda šokolaadi. See on nii hea. See on suhkruvaba ja siin on 50% vähem kaloreid. Mitte, et see väga tähtis on, aga see maitseb nii hästi. See on apelsini ja mandli maitseline šokolaad. Ma ütleks, et tänane päev toidu poolest esimene pool oli suht selline, nagu ma toitun igapäevaselt, aga see õhtune oli siuke väike treat ehk siis sushi. Ma arvan, et on meil kord kuus äkki, kui sedagi võib-olla kord paari kuu jooksul, ehk siis täna oli lihtsalt see päev ja see juhtus olema see päev, kus ma filmin. Nii et jah, see kindlasti ei ole igapäev selline. Muidu ma võib-olla lõpetaksin oma õhtu mingi sooja toiduga nagu siuke tervislikum lasanje või siis ahju juurviljad. Aga jah, kui ma veel neid videosid teen, siis te kindlasti näete.
ma loodan, et teil oli huvitav seda videot vaadata ja et äkki te saite mõne huvitava idee või retsepti, mida proovida. Ja kui teile meeldis see video, siis kindlasti pange sellele like ja ärge unustage subscribe ida, sest et ma olen iga subscriberi üle nii õnnelik ja ma olen nii tänulik, et siin olete. Ja kui teile meeldis see video, siis kindlasti andke sellest mulle teada kommentaarides, kui te soovite näha veel selliseid videosid. Ja samuti te võite kirjutada mulle Instagrami direkti, sest mulle väga meeldib teiega vestelda. Ja ausalt see teeb mu päeva nii toredaks, kui keegi kirjutab mingi tagasiside mu video kohta. Nii et don't be shy ja kirjutage mulle ja siinkohal ma lõpetan selle video ära. Head õhtut teile ja näeme juba järgmises videos.